Siis, kui see konkurss välja hüüti ja ma siia esimest korda tulin, siis oli siin tõsine agul. Et võib öelda, et siin nagu ei olnudki mitte midagi. Siin olid garaažid, siin olid mingid aiajupid, siis mõnedel hoonetel olid ehitatud puukuurid suhteliselt suvaliselt. Aga jah, et siin ei olnud sellist struktuuri või sellist selget ruumi. Ja et tegelikult see oli kunagi olnud planeeritud avalik ruum, aga jah, seda ei olnud näha. Žürii seal ringi käis, siis esiteks jäi meile silma see väljaku asukoht, kui õnnestunud see tegelikult on. Ta ei tüki otseselt esile, ta ei ole selline pompöösne väljak. Ta pigem teeb kummarduse sellele hoonestusele, mis seal juba on. Samas valgub sisehoovidesse, ta on hästi sopiline, hästi inimmõõtmeline, et sa muudkui avastad ja avastad, käid seal ringi, avastad jälle uusi nurgataguseid, et see endine ajalooline 8. kvartali sisehoov on tegelikult väga õnnestunult nii-öelda pahupidi pööratud ehk siis avalikuks ruumiks tehtud, et see, mis enne oli kinnine, ütleme selline poolprivaatsem ruum on nüüd tegelikult väga hästi linlaste kasutusse antud. Haljastus oli meie jaoks väga oluline kujunduselement. Me planeerisime selle niimoodi, et ta aja jooksul suudaks kasvada massiivsemaks, et ta tuleks rohkem esile, sest praegu taimed on väikesed ja neil läheb aega kasvuks. Kuid ideaalis, mis me näeme 10 aasta pärast, on see, et siin see haljastus nagu lokkab. Lisaks haljastusele kui olulisele kujunduselemendile olid arhitektuurielementideks siis need hooned nagu avalik hoone ja puukuurid. Avalik hoone on siis mõeldud uisulaenutuseks, seal on tualett ja ladu. Lisaks ka see galeriiala, kus on võimalik erinevaid näitusi pidada. Ja siis need puukuurid, mis oli kohustuslik osa projektist, et inimesed saaksid siis omale kõik need vajalikud funktsioonid siin samas ära lahendada. Ja Valga puhul tuleb tegelikult ka väljaku puhul välja tuua seda, et see on üks osa linna hästi pikast strateegiast, kuidas ruumi abil linna sellist eneseväärikust säilitada olukorras, kus tõepoolest linn kahaneb ja täiesti selgelt kahaneb ja elanikkond väheneb. Ja see väljak on ka üks osa strateegiast, kuidas Valga ja Valka ühendada omavahel taas, et kirikust kirikuni on see deviis ja see keskväljak on nagu üks osa sellest nagu pärlikeest. Ja anda siis võimalus sellele kesklinnale ellu jääda, mitte siis neid funktsioone kuskile äärelinna poole laiali pillutada, aga tuua see elu nagu tagasi hästi nagu tihedalt sinna kesklinna osasse. Võib-olla ei ole päriselt aru saadud, et miks on vaja teha selline suur kulutus ruumiloomeks selle asemel, et selle rahaga võiks ju parandada ära kõik need vanad hooned ja teha need korda, aga see on vajalik sellepärast, et kui luua see ruum, siis tegelikult sinna juurde tahavad rohkem tulla ka investorid, inimesed, ettevõtjad, kes näevad selles ruumis potentsiaali ja oleks näiteks huvitatud mõne hoone hõivamisest ja seal millegi korraldamisest. Tõsi ta on, et hea avalik ruum on luksuskaup ja mõneti me näeme ka neid näiteid, mis nüüd eelmised aastad on toonud, et me oleme jõudnud mingile tasemele niimoodi, et me saame seda luksuskaupa endale lubada. Et me oleme jõudnud selleni, et mõelda, mida saaks väljakul teha veel peale parkimise või mida üldse pakkuda linnakülalistele või kus kohas mingeid asju korraldada. Et põhimõtteliselt see keskväljak ise ja need hooned siin ümber tooksid kokku ajaloo, inimesed, ettevõtluse, kultuuri ja kõik selle, mis tegelikult ühes heas linnas võiks olla.